Tallinna on õppeaedu rajanud ja arendanud 5 aastat, peamiselt siis keskkonnahariduslikel eesmärkidel, aga eesmärk on ka edendada tervist, toetada õuesõpet, kasvatada taimi, aru saada siis sellisest nagu taimekasvatuse protsessidest. Oluline on linnaloodus, elurikkus, looduse mitmekesisus. Et kasvatame me Tallinnas siis peamiselt söödavaid ja tarbetaimi, aga ka ilutaimed meile sobivad. Nagu te siin näete, et siin on õppeaed praegu lasteaia hoovis, aga tegelikult on meil aedu ka katustel. Tallinnas on enamasti aiad koolides, lasteaedades, huvikoolides, on ka noortekeskustes, tugi tervisekeskustes, muuseumites, raamatukogudes, kultuurikeskustes, aga ka linnaosavalitsused on loonud aedu. Et me oleme toetanud aedu seemnete, taimede, mullaostul, sealhulgas ka näiteks peenrakastide, kompostikastide, veenõude ostul, oleme rajanud kasvuhooneid, viimasel ajal ka viljapuu ja marjapõõsaste aedu. Eelmisel aastal näiteks küsis toetust 80 erinevat linnaasutust ja tagasiside tulemusel me nägime, et linnaaednikke oli, väikseid ja suure linnaaednikke oli linnas kusagil üle 36 000, et nendest pea 20 000 olid lapsed. Et osalesid ka lapsevanemad, töötajad, personal ja ka vabatahtlikud ja väga palju oli ettevõtteid, koostööpartnereid. Et tänaseks on Tallinnas tänase hetkeseisuga 164 aeda, linnaasutusaeda, aga ka lisanduvad umbes 20 eraharidusasutusaeda ja on mitmeid aedu, kes on rajanud aia nii-öelda meie koolitusprogrammi õppivisiitide toel, et kes tegelikult raha ei ole taotlenud. Et kokku ma võiksin öelda, et pisut alla 200 aia, õppeaia on praegu nagu Tallinnas. Et see on tegelikult päris suur kogus ja sellel aastal taotles toetust juba 90 aeda, et see näitab tegelikult, et huvi on ja osalejate arv tegelikult järjest kasvab.